Ma olen Frederik. Ma õpin multimeediat praegu. Ma olen esimene kursus ja jah. Mina olen Anette, ma olen visuaalmeedia 3. kursuse õpilane. Ma olen Anna-Liisa, ma õpin printmeedia 1. kursusel. Mina olen Kirjutan, õpin tarkvaraarenduse 2. kursusel. Mina olen Aleksandra ja mina õpin automaatika 2. kursusel. Nii, teie taustast natukene, kust koolist te tulete ja kuidas te leidsite tee Polütehnikumi? No ütleme nii, et mis see küsimus oli, et kuidas ma leidsin Kõigepealt, kust sa tuled, kus koolis sa õppisid? No ütleme niimoodi, et ma 9. lõpetasin Tallinna Lilleküla gümnaasiumis. Nii, kuidas hinnetega oli? Hinded olid enam-vähem, süksed keskmised. Ma olin ikkagi siuke tore ja samas ei olnud. Aga jah, ma käisin aasta aega ka Jakob Vestolmi gümnaasiumis 10. klassis. Nii. Ja mis pani lõpuks siis Polütehnikumi valima? Ja, et mul oli niimoodi, et lõpetasin 9. ära, eks ole. Ja siis, kui ma 9. lõpetasin, siis mul vanemad ja kõik ütlesid, et mine kusagile gümnaasiumisse on ja keskkool on palju parem kui mingisugune kutsekool, eks ole, ütlesid niimoodi, aga ma tegelikult tahtsin kohe siia tulla peale 9. Ma nägin, et siin oli multimeedia eriala ja multimeedia mulle meeldib, et mulle meeldib mingi kujundus ja värki, eks ole, ja siis ma tahtsingi tulla siia. Aga ma olin noor, ikka veel olen tegelikult noor, aga selles mõttes, et ma nagu ei osanud ise otsustada, ma mõtlesin, et okei, vanemad on ja muidugi ma usaldan oma vanemaid ja siis ma läksingi Vestolmi gümnaasiumisse, sest mulle niimoodi soovitati ja ma sain nagu sisse ja see tundus nagu, et hea kool, eks ole, aga mulle seal ei sobinud ja lõpuks siis võtsin seal paberid välja, sest mul ei läinud seal hästi ja suhted olid halvad ja üldse see traditsiooniline keskkool mulle ei meeldinud. Ja siis kandideerin siia ja sain kohe väga lihtsasti sisse ja praegu läheb suurepäraselt mul siin, kui nagu võrrelda teisi koole või teisi kogemusi, eriti Vestolmi. Et ma ei taha nagu puid alla panna, aga mulle sobib palju rohkem kutseharidus. On veel midagi või? Okei, aitäh. Ma vist ei pea rääkima midagi. Mina tulen Vasalemma põhikoolist, ehk ma olen kaugelt. Mina tulin ka perekonnast ja üldse kohast, kus kõik uskusid, et ma lõpetasin puhta viitega, olin väga tubli õpilane ja kõik arvasid, ma peaks minema gümnaasiumisse, aga ma ei saanud sinna suunda sisse, kus ma tahtsin ja siis ma nägin, et Polütehnikumis pakutakse nagu filmimist ja stuudio ja disain ja sotsiaalmeedia turundus ning ma tundsin, et see on nagu midagi, mida ma tahan teha. Ja minu arust väga õige otsus, sest nüüd ma teen nagu sotsiaalmeediat täiskohaga ja mina olen rahul. Veel midagi või? Mina tulin siis Sauelt, ma lõpetasin ka viitega ja kuna mu mõlemad vennad on käinud Polütehnikumis ja üks on ka lõpetanud, siis nad väga soovitasid seda kooli ja siis ma käisin avatud uste päevadel ja mulle jättis hea mulje ja siis ma otsustasin siia tulla. Mina tulin Ida-Virumaalt, lõpetasin põhikooli ja siis otsustasin, et juba põhikoolis vaatasin ülikooli erialasi ja siis mulle öeldi, et lõpeta kõigepealt põhikool ära. Aga siis vaatasin, et 4-aastane õppekava, saan tugeva keskhariduse matemaatikas ja samas saan ka hea teadmised tarkvaraarendusest. Siis tulin Polütehnikumi õppima ja olen hetkel väga rahul sellega, mis ma siin õppinud olen. Mina tulen Raasikult, õppisin seal Raasiku koolis, hinded olid mul 4-5, suhteliselt head ja tulin siia sellepärast, sest mu suguvõsas on väga paljud inimesed siin käinud ja nad on kõik soovitanud seda, et siit sai hea hariduse, said headele töökohtadele ja nüüd tulin siia ja ei kahetse seda. Nüüd siis vist peamiselt teile kahele küsimus, aga võib-olla kellelegi teisele ka, et kui te tulete kaugemalt, kas kool aitab sellega kuidagi või kuidas see teil välja näeb?
Koolil on väga hea tugistruktuur nendele, kes tulevadki kaugelt, et minul oleks üpris raske iga päev sealt Ida-Virumaalt siia sõita, et koolis käia ja elan ühiselamus. Ja mis veelgi toredam, et kui hinded on korras ja koolis käin, siis saan eritoetust, mis katab sisuliselt kõik kulud minul seal ühiselamus. Ning kui eriti hästi õpin, siis saan ka stipendiumit. Ja üks boonus on veel. Rongipiletit makstakse kinni. Okei, aga Polütehnikumist siis kas enamus teist küll vastas sellele, aga kas te leiate, et on ikkagi siuke nagu kehv siuke paradigma selle kutsekooli suhtes või kutsehariduse? Jaa. No mul oli see, et kui ma põhikoolis käisin, siis mul oli üks klassivend, kes tal ei olnud nii head hinded, eks ole. Ja tal oli suht kindel see, et peab kutsekooli minema. Ja me kõik selles mõttes, et ikkagi naersime üle, et sa oled mingi kutsekooli ja värki. Et see on ju mingi palju madalam kui mingi tavaline gümnaasium, eks ole. Aga ma ka naersin. Aga nüüd ma olen ise siin. Ja aga tegelikult see ei ole nii. Et see ei ole halb. Või mis sa küsisid, Aga kui sa olid Vestholmis, kas sa seal ütlesid ka kellelegi, et sa tahad siia tulla või? Jaa, ma võtsin et ma lähen minema. Mis seal öeldi selle kohta? Seal olid, et okei. Seal väga ei pandud puid. Lihtsalt inimesed olid imestunud selle peale, et ma lähen Vestholmist, mis on nii-öelda väga kiidetud gümnaasium, et ma tulen selles mõttes Polütehnikumi. Ehk siis samm alla, aga tegelikult minu jaoks oli samm üles. Jah, kahjuks kipub niimoodi olema, et isegi kui teatakse, mis teha tahetakse, siis ikkagi öeldakse niimoodi. Sul midagi lisada? Jah, ma tahaks rääkida üldse sellest tasemest, et mul ka, et meie erialal ei ole eksamid kohustuslikud, et kui sa tahad teha eksamit. Näiteks mina tean, et ma tahan minna ülikooli edasi, et näiteks BFM-i, kus on, või mingi EKAsse, kus on eksamid vajalikud, siis mina sain võtta lisaks juurde mingi eesti keele konsultatsioone ja sain kõik eksamid tehtud. Ehk ma ei näe mingit põhjust, miks arvata, et kutsekas ei saaks keskharidust või mingi neid eksami asju tehtud. Eks see ikka käib juurde see paradigma, et kutsekas on halb ja keskkool on hea. Aga kui sa ütled neile, kes sind mokivad või kiusavad sellega, et aasta pärast teenin teist 3 korda suuremat palka, siis rohkem teil ei ole midagi veel. Jah, see on tõestatud ka. Siin juures julgustan teid ka, kui teil on mingi küsimus, andke teada. Ma proovin võimalikult kiiresti joosta teie juurde ja anda mikker teie kätte. Kui palju te tunnete, et Polütehnikum reaalselt valmistab teid ette selleks, mis teid siis tööturul ootab? Võite ülikooli ka mainida, et jah, nii erialaselt kui ka. No nagu enne Anti teada, siis on siin väga palju praktikaid, piisavalt praktikaid, seal saab väga palju harjutada erinevate juhtmete panekut, kuidas neid panna, skeemi vaadata, mis asjad, mis on. Ja kõik see annab siis minu erialale tulevikus alguse, et sa oskad juba midagi, sul on hea kätetöö ja see on hea alguse. Töömaailmas võib nii palju öelda, et kuna me oleme kutsekool, siis me saame väga palju praktilist teha siin koolis ning kõik need oma portfoolios kirja panna ning tööle kandideerides aitab see kindlasti kaasa. Ja ülikoolidega seoses on see, et näiteks minu puhul tõin tarkvaraarendust õppima, kui ma tahan minna ülikooli informaatikat õppima. Need erialad on üpris seotud ja isegi mõned õppeained kattuvad ja mul on selle võrra kergem kui ülikoolis olla ning ülikoolil on ka kergem mind vastu võtta. Nad teavad, et minu jaoks ei ole midagi uut, et ma ei ehmu ja ei jookse minema sealt kohe. Ja, ma nõustun, et praktilisi kogemusi saab siin piisavalt. Ma olen küll esimene kursus, aga me oleme juba trükkinud ja asju teinud.
ja see tuleb kindlasti tulevikus väga kasuks. Minul võib-olla on siin kõige rohkem nagu mida öelda, et ma olen 3. kursusel, ma olen just nagu praktika lõpetanud ja mina sain Polütehnikumist väga-väga tugeva portfoolio, et kui ma kandideerisin erinevatele reklaamiagentuuridesse, siis ma võistlesingi või konkureerisingi näiteks EKA või BFM-i õpilastega ja ma sain sinna tööle ja tegin nendele BFM-i EKA õpilastele ära, ehk siis põhimõtteliselt ma olen ülikooli tasemel õpilane. Et ma ei tea, et võib-olla mõned inimesed on mulle öelnud, et tunnevad mind ära, et näiteks ma olen olnud Tele2-s, ma olen olnud Premias, Balti jaamas, Portlandis, Maximas, igal pool olen teinud oma Polütehnikumi haridusega sotsiaalmeediat. No mul ei ole väga palju öelda, ma olen esimene kursus. Aga praktilist sellist tööd on küll tunnis ja erialatundides. Mul väga ei ole midagi muud öelda. Jaa, arusaadav. Tüdrukud, kuidas teil oli, kas te teadsite või nagu olite kuskilt ette juba lugenud, et siin on hästi palju poisse ja kuidas praegu on nüüd, kui te olete juba mõnda aega siin õppinud, kuidas te tunnete, kas siin on kuidagi halb olla tüdruk Polütehnikumis või? Siis kui mina tulin, siis visuaalmeedia oli siuke uus eriala ja meediaosakonna üldse kuidagi oli vähem nagu kajastatud. Ja siis ma lugesin nagu mingi naisteka foorumist, et seal on 99% poisi, mõtlesin jumal küll, kuhu kooli ma lähen praegu. Aga meediaosakonnas, vähemalt meie rühmas on mingi üle 30 õpilase, täpselt pooleks poisid tüdrukud ja üldse meedias kuidagi on nagu tüdrukuid rohkem. Samas kellid siin enam ei ole, kelli rühmas ma tean on mingi, palju tean 2 tüdrukut või? 2 tüdrukut ja palju poisse. Alustas 32 poissi ja 2 tüdrukut. Selles suhtes, tunda annab vahepeal, et mingi, et siin on mingi paar tüdrukut, on ju. Aga selles suhtes tööga, mingite tarkvaraarendajate töödega meil on ka saadetud mingeid asju, et tüdrukutel on lihtsam saada tööle mõndasse kohta, et kool toetab või mingi programmid toetavad. Peter, mis oskab rohkem rääkida? Jah, kuna ise ka olen 3. kursuse õpilane, siis viimasel ajal oled rohkem uurinud, vaatad LinkedIni ja otsid mingeid töökohta, siis ikkagi ma ei saa öelda, et neid on nüüd väga palju, aga ikkagi on mõned sellised programmid, näiteks Wise hiljuti, et nad võtavad tööle, nad ootavad, et siis kandideerivad sellele töökohale ainult naised. Et naistel on mõndadel kohtadel kuna on siuke suur puudus, siis vahest on neil isegi suur eelis meeste ees. Kuskil oli ka, et aidata nagu naisi mingi liidripositsioonile kuidagi niimoodi, et kandideerida nagu kõrgemale töökohale, kus tavaliselt on mehed. Jah, kindlasti. Et sellepärast, et isegi kui siin on rohkem poisse, siis see ei tähenda, et tüdrukuna kuskile kõrvale jäetakse teid. Jah, mind hoiatati ka, et siin on väga palju poisse. Meil klassis meid on 30 ja meid on täpselt pooleks. Ehk siis, ma ei tea, ma ei näe mingit jah, poisse on rohkem, aga see ei tekita mingeid probleeme. No minu erialal automaatikas on siis meie klassis on 2 tüdrukut ainult ja tehniliselt tegelikult see ei ole midagi hullu. Väga huvitav on ikkagi, meid aidatakse väga palju, kui me küsime seda ise ja poisid jäävad poisteks lolitavad. Ma ei tea, väga pole midagi öelda. Et nad ikka aitavadki küsida ja kõik väga tore. Mind hoiatati ka juba, kui ma tulin siia kooli, et vanad klassivennad ütlesid, et väga palju poisse on seal, et kas sa saad ikka seal hakkama? Jah, ma saan. Et jah, kahjuks viimastel aastatel, nii palju kui mina olen siin koolis olnud, siis on energeetika, automaatika ja IT osakondades on just see, kus on vähe neid tüdrukuid, aga tegelikult kui nad lõpetavad ja on seal viimastel kursus, siis neid on hästi äge vaadata, et nad tegelikult annavad sellist mitmekesisust annavad päris jõhkralt juurde, et siin on ka aru saada, et meedia erialadel on rohkem neid tüdrukuid, et proovivad sinna rohkem kandideerida ja ma ei tea, ma saan ka samamoodi öelda, et meid alustas 41 ja sellest 3 tüdrukut ja praeguseks on ainult 1 tüdruk alles, et jah. Ma ei teagi, kas teil on mingeid küsimusi rohkem küsida? Midagi, mis jäi segaseks? Ei?
okei, aga siis... Ja võite nagu tulla hiljem ka küsima, kui te siin ei julge. Jah, muidugi. Et saate kirjutada või nüüd tulla kohe küsima, kui miskipärast ei julge. Aga suur aitäh teile kõigile ja näeme siis sisseastumistel.